Võib-olla te olete ka TikTokis ringis scrollides näinud erinevaid mingi soovitusi, et rühmatrenn ei tööta, pole mõtet seda teha. Siis tulevad inimesed, kes ütlevad, oi, aga jõusaal naisele, oi, see ei sobi, jõusaal ka ei sobi. Siis tuleb mõni, kes ütleb, mul aitas vormi saada Pilates. Siis tulevad teised naised, kes ütlevad, ei, Pilates üldse ei toiminud, see on tilu-lilu, sa põletad ainult 100 kalorit. Siis on inimesed, kes ütlevad, oi, ära tee seda, see ajab keha stressi. Siis tulevad inimesed, kes ütlevad, tee just seda, see aja keha stressi. Et neid nii-öelda soovitusi ja arvamusi on maailmas nii palju, et sa võid hulluks minna. Mina ütlen sulle, kui sina tahad näiteks olla oma keha vormida, trenni teha, siis kuula iseenda keha. Ära sunni ennast tegema trenni, mis sulle ei meeldi. Näiteks ütleme, sulle ei meeldi kosmonaudid, siis ära tee neid. Tee täpselt seda trenni, mida sulle meeldib, näiteks tantsida, mida iganes, oleneb, mis su eesmärk muidugi on. Kui sa tahad mingi fitness lavale minna, siis sa pead muidugi tegema seda, mis su treener sulle ütleb, aga kui sa niisamuti tahad nagu hea välja näha, siis tee just neid trenne, mis sulle meeldib. Aga toitumine peab olema.